Tere tulemast kuulama Väikse Vankri podcasti. Mina olen Anna-Liis, olen kirjastuse Väike Vanker tegevjuht ning mul on hea meel, et oled meiega täna ühinenud. Tänase saate eesmärk on võtta kokku aasta 2025 ning rääkida järgmise aasta plaanidest. Samuti rääkida minu teraapia kogemusest ning kuidas Väikse Vankri raamatuid teraapia tööriistana kasutada. Head kuulamist! Niisiis, ma usun, et saate juba aru, et täna on siuke teistsugune setup. Täna olen mina täiesti üksi. Otsustasin, et ma tahaks ikkagi detsembrisse veel ühe podcasti salvestada. Aga mul ei olnud enam aega, et kedagi tarka siia enda kõrvale organiseerida. Seega mõtlesin, et ma räägiks veidi möödunud aastast või kohe mööduvast aastast. Räägiks järgmisest aastast ja räägiks veidi sellest, mis ma olen lugenud ja veidi minu teraapia kogemusest. Ja veidi siuke imelik on nagu kaamera ees esineda ja rääkida. Seega mul on mu ustav läpakas mu ees, mis mind aitab loodetavasti, et mu jutt oleks veidike sujuvam. Aga ühesõnaga räägiks siis aastast 2025. Et ma olen nüüd Väikse Vankri turundust teinud mingi aasta aega, veidi üle aasta ja juulis, mis oli ühtlasi ka minu sünnipäeva kuu, sain 25, hakkasin siis mina tegevjuhina ka kirjastust juhtima, mis tähendab, et kõik järgmised raamatud, poolikud raamatuprojektid on minu juhtida ja raamatupidamine, hetkel igasugune müügitegevus, ka pakkide ja tellimuste teelepanek. Et kui te vaatate mu selja taha, siis te näete, et siin on siuke tore lauake, et see on minu kodukirjastus. Meil on ka kontor olemas, aga kuna ma ei viitsi sinna minna, siis ma lihtsalt tõin kontori enda juurde, enda koju. Nii et kõik pakid, mis teele tulevad, teele pannakse, on minu väikeste kätega teele pandud. Vot. Aga 2025. Esiteks, mis me siis tegime? Meil tuli turule 2 uut raamatut. Motiveeriv intervjueerimine 3. versioon ja Pia Mellodi suhtesõltuvusest vabaks. Et mul on väga hea meel, et Emmi lõpuks turule jõudis, sest et ma tean, et see asi on töös olnud siuke hea 5 aastat. Seega we did it ja ütleme niimoodi, et nõudlus on väga suur olnud. Inimesed on seda kaua oodanud. Nii et kui sa oled oma töös juba kokku puutunud motiveeriva intervjueerimisega, siis ma usun, et sa oled seda teinud kasutades ingliskeelset materjale ja nüüd mul on siis hea meel, et sa saad päriselt lugeda eesti keeles head väärtuslikku kirjandust. Ja teine raamat Pia Mellodi suhtesõltuvusest vabaks, see on siis jätk Pia Mellodi raamatule Kaassõltuvus. Wow, nüüd läks valgeks. Kes kuulab podcasti, ei saa midagi aru muidugi, aga päike hakkas paistma. Ja ma pikemalt võib-olla peatugi nende peal hetkel. Räägime nendest hiljem. Aga lisaks sellele hakkasime siis podcasti tegema. Ja ma ütleks, et see on hästi huvitav kogemus olnud. Et hetkel on see, et mina mõtlen podcasti sisu, organiseerin külalised, sean üles tehnika, monteerin sageli ja isegi võib-olla teen klippe sellest kogu asjast. Et hästi siuke õppimisvõimaluste rohke aasta on olnud. Ja kui praegu see kvaliteet võib-olla ei ole kõige parem, siis hei, me tegeleme sellega. Ma nüüd järgmine aasta või algav aasta tahakski tegelikult tõsta heli kvaliteeti, et võib-olla investeerida siis natuke paremasse podcasti setupi või tehnikasse, et
võib-olla mõni parem mikrofon soetada. Aga vaatame, tegeleme. Et kuna see podcast on ikkagi algusfaasis, siis areneda on igale poole. Ja jah, et ühesõnaga hetkel siis Väikse Vankri omanik Tiit on hästi hõivatud oma põhitööga, milleks on teraapiatöö ja see on näha, et tegelikult see kirjastuse raamatute väljaandmise tempo on nagu aeglustunud aastatega, mis on täiesti okei, aga et siis järgmiseks aastaks 2026 ma tahaks sükest regulaarsust nagu tagasi tuua. Et hetkel meil on lootus või plaan ikkagi 4 raamatut turule tuua. Ja vaadates, kus nad omadega hetkel on, siis mul on hea tunnetus, et 4 raamatut kindlasti tulevad välja. Ja vaatame, et kui me tahame võib-olla isegi 6 turule tuua, siis kas me seda ka teeme või me ikkagi jätame selle aastasse 2027. Elame, näeme, õpime jooksvalt. Et see on selles mõttes see kirjastus on minu jaoks esimene siuke päris ettevõtluse kogemus, nii et jah, et kui võib-olla kui kuulaja sul on huvi kuulata või tahad minuga suhelda sellel teemal või mis iganes, siis anna teada, et ma hea meelega räägiks kirjastuse juhtimises ka rohkem. Aga et meil oli siis väike tiimiliikmete vahetus, et mina hakkasin siis kirjastust juhtima, ma võtsin enda kõrvale 2 sõpra, kes aitavad mul turundada ja reklaami üles seada. Ja järgmine aasta ma loodan siis pardale tuua uuesti ka laotöötaja, kes hakkab ise pakke tegema ja aitab raamatut tassida. Et hetkel kõik need 3000 raamatut, mis me printisime, sai minu jõul lattu tassitud. Et oli tore. Siuke tore trenn. Aga igastahes räägiks siis veidike teraapiast, räägiks veidike sellest, mis ma siin lugenud olen see aasta ja mis mulle meeldis, mis mulle mitte. 2025 aasta just võib-olla see teine pool oli hästi huvitav, et minu selle aasta eesmärk oli üldsegi lihtsalt võtta rahulikult, chillida, leida vaikuse minuteid, leida aega, käia looduses, vahtida lage, loodetavasti vähem scrollida Instagramis ja teha vähem tööd ja lihtsalt vähem ärevust tunda. Ja ma olen selle aastaga väga rahul, et sai palju trenni tehtud, sai palju liigutud, sai palju looduses matkatud. Vaatamata sellele, et ma tegelikult juuni alguses suutsin oma jalaluu ära murda ja siis ma olin 3 kuud trennist eemal, aga ma ikkagi küll ma rullisin selle rulaatoriga ringi ja küll ma jalutasin, kui ma lõpuks kargud sain ja 3 kuud hiljem olin uuesti rugbys tagasi. Ühesõnaga minu eesmärk oli siis rahulikult võtta, mis on mõnes mõttes veidi jube, siis siuke tunne on, et 25-selt sa peaks ju grindima, ostma oma esimese korteri ja karjääri tegema või siis vastupidiselt täiega reisima ja ma ei tea, elu elama. Ja siis mina otsustasin, et ma olen nüüd viimased 5 aastat nii palju tõmmelnud, et tegelikult 2025 ma tahaks lihtsalt mitte midagi teha, et ma tahaks nagu minimaalselt tõmmelda ja teha seda, mis mulle päriselt meeldib ja öelda rohkem ei, harjutada piiride seadmist
ja teha asju, mis mulle meeldib. 2025 oli selles mõttes ka hästi huvitav, et mul lõppes paarisuhe. See vist kestis umbes 2 aastat, seega sihuke huvitav vaheldus, sest ma panin tähele, et ma olen terve oma täiskasvanu elu olnud suhtes ja nüüd ma võtaks hea meelega mingi aasta aega, et olla nagu vallaline ja uuesti ennast tundma õppida ja mõelda, mis mulle päriselt meeldib. Et tunnen, et ma olen hästi palju asju teinud oma kaaslaste jaoks ja ma elu planeerinud nende jaoks ja võib-olla ennast tagasi hoidnud mõnes aspektis. Ja mõnes mõttes ma nagu tunnen, et ma isegi ei tea ennast enam. Et oleks hästi huvitav lihtsalt üksi aega veeta ja mõnes mõttes, kuna see paarisuhe lõppeski suve alguses, siis nüüd ma olengi saanud juba pool aastat üksi elada ja nagu see on lihtsalt nii kuidagi vabastav kogemus olnud. Ja kui ma algselt kartsin, et issand jumal, nagu ma ei suuda ju üksinda elada, ma olen 5 aastat elanud kellegagi põhimõtteliselt kogu aeg koos, et siis kuidagi jube on, et mis mõttes, et ma saan nagu lihtsalt teha seda, mis ma ise tahan ja et mul ei ole nagu kedagi kõrval või et nagu mul ei ole kedagi, keda ma saan alati kaasa kutsuda oma hullustele, mida ma siis ka parajalt ei tee. Aga igastahes, hästi tore on olnud. Soovitan. Üks minu järgmise aasta eesmärke on, mis see sõna on siis? Inglise keeles öeldakse decentralize men. Ehk siis, et sinu maailm ei tiirleks selle ümber, kuidas mehed sind näevad ja et sa päriselt teed asju, sest sulle meeldib. Sest et kui sa otsid kaaslast, siis panna endast välja mingi fake versioon ja siis sellega endale kaaslane leida, et kas sa siis tahad selle võltsversiooniga nagu elu lõpuni elada. Mina ei taha. Et pigem tahangi elada endale sobilik elu ja siis kui leian kellegi, kes sellega nõus on, siis tore, siis mõtleme edasi. Aga et aitab nagu, hetkel aitab sellest teiste elu elamisest. Et 2026 ma planeerin siis vallaline olla ja teraapias käia ja firmat ehitada ja üldse lihtsalt väga, väga põnev aasta saab olema. Nii, ma just mõtlen, kas mul oli midagi, mis ma tahtsin rääkida. Okei, ühesõnaga, ma hakkasin siis põhimõtteliselt samal ajal, kui kõik juhtus nagu hästi samal ajal. Ma murdsin oma jala ära, ma läksin kaaslasest lahku ja ma hakkasin teraapias käima. Nii et see teraapia nagu jõudis minuni nii õigel ajal. Mul täiega vedas, kuna ma sain ATH diagnoosi 2024 aasta, ma arvan, et see oli siis juulis, sest et augustis ma hakkasin rohte võtma. Siis jah, et mul hästi vedas, et kuna ma sain ATH diagnoosi ja siis ma juba olin seal psühhiaatri juures käinud palju kordi ja sealt ma sain ka soovituskirja tasuta teraapia jaoks. Sest ma tean, et teraapia on kallis ja tasuta ajad, neid on vähe saadaval, aga pärast 3 kuud äkki silmade lahti hoidmist ja selle terviseportaali
refresh imist ma ikkagi leidsin endale terapeudi. Ja see on huvitav kogemus, et väga imelik on võõral inimesele rääkida, mis sa tunned. Eriti kui sa oled seal sellepärast, eriti kui sa oled teraapias sellepärast, et sa ei oska oma emotsioone tunda ja sa ei oska neid väljendada ja siis ürita seda väljendada nagu võõral inimesele ka. Et ma ei tea, kes siin kuulaja, kui sa oled teraapias käinud, kas sa samastud minuga või mitte, aga alguses on hästi imelik ja aga see läheb paremaks ja ma ütleks, et see on täiega worth it, täiega seda aega nagu väärt. Ja ma ütleks ka seda, et kui sa juba lähed teraapiasse, sa võtad selle aja, siis päriselt kuula oma terapeuti. Et minul on, terapeudil on see, et ta ei ütle sulle täpselt, mida teha, aga ta võib anda sulle mingiseid kodutöid või mingiseid võib-olla eesmärke nagu algavaks kuuks, et mida siis katsetada, mida proovida, mida harjutada võib-olla. Ja et kui sa saad selle prioriteedi või selle kodus ülesande, siis päriselt nagu keskendu selle peale ja tee see ära, et see edasiareng sellest on lihtsalt nii palju suurema mõjuga, kui sa päriselt võtad seda teraapiat nagu tõsiselt. Ma tahaks tegelikult teha eraldi podcasti osa ka teraapias käimisest. Ja üldse, et kes need vaimse tervise spetsialistid on, keda ma nagu päriselt otsin, kuidas võib-olla teraapiaks valmistuda, mida teraapiast oodata, kuidas endale terapeuti valida, kui sul on võimalik seda valida. Võib-olla mingised punased lipud terapeudi juures. Saaks jälle mingiseid Redditi lugusid lugeda, sest et ma olen mõnda päris crazy't Redditi lugu lugenud teraapia teemal. Ma vist tahaks korra kaamerat sättida, nii et väike paus. Nii, kaamera on sätitud. Igastahes, et need olid mõned märkmed, mis ma paningi kirja, et teraapiasessiooniks peab valmistuma. No see ei pea, aga minu jaoks see annab lihtsalt nii palju juurde, kui ma päriselt teen need kodused ülesanded ära või siis, kui mul ongi see mingi kindel eesmärk antud, et jälgida mingit käitumismustrit või proovida mingit uut meetodit või mingit suhtlemisviisi või jälgida lihtsalt, et kuidas ma mingis olukorras käitun või et siis seda nagu päriselt teha. Ja jah, et rääkimine aitab. Ma nagu tahaks öelda, et ma soovitaks kõigil teraapiasse minna, kas või korra ära käia. Ma tean, et kui me vist Tiiduga rääkisime sellel teemal, siis Tiit ütles seal kaassõltuvuse osas, et kui sa tunned, et sul ei ole vajadust, siis nagu ära mine. Ja mõnes mõttes ma mõistan seda, sest et kui sa lähedki nagu teraapiasse, siis sa oled nagu mingi, ma ei tea nagu, miks ma siin olen. Lihtsalt mulle öeldi, et see on nagu hea asi, mida teha. Et siis võib-olla mitte minna, vaid mõelda nagu läbi, et mis küsimused sind vaevavad, sest et ma ei usu, et on inimesi, kellel on nagu kõik välja mõeldud. Jah. Mul oli näiteks see, et ma olen hästi kaua lugenud mingiseid siis kui ma ülikoolis käisin, ma ütleks, et see on siis aastast 2020 kuni mingi 2023. Siis ma lugesin täiega palju eneseabiraamatuid, aga need olid kõik seotud produktiivsuse tõstmisega. Sest et ma lihtsalt ei saanud aru nagu, ma tegin hästi palju asju ka tol ajal, aga ma ei saanud aru nagu, miks mul on nagu kõik nii perfektselt ära planeeritud ja mingi aja manageerimine nagu justkui on paigas, aga ma ei suuda nagu mitte midagi ära teha. Või nagu hästi paljud asjad venivad või mis iganes. Ma olen nagu hästi stressis kogu aeg, et nagu miks see on.
ja noh, üks asi on see, et ma sain on ju lõpuks ATH diagnoosi et võib-olla see viis, kõik need meetodid, mida ma nagu üritasin implementeerida oma elus, et need ei ole võib-olla mõeldud, et need on mõeldud nagu neurotüüpilistele inimestele ja mina ei ole see. Aga teine asi on ka nagu see, et nüüd, kui ma hakkasin Väikse vankri raamatuid lugema, siis ma hakkasin nagu kõiki neid probleeme, mis mul on, lahendama nagu minu vaatepunktist ja nagu teades minu kogemusi ja rohkem nagu mõtlema sellele emotsionaalsele taustale ja nagu minu minevikule. Et võib-olla ei ole see, et ma ei suuda nagu asju alustada või teha või kõik mu projektid nagu venivad, et see ei ole nagu see, et ma ei tea, proovi mingit Pomodorot või ma ei tea, mis iganes produktiivsuse tõstmise meetodeid seal veel on ju. Et selle asemel, kui ma hakkasin siis Väikse vankri raamatuid lugema, siis ma nagu hakkasin rohkem mõtlema, et miks ma ei suuda alustada mingisuguseid häske, mingisuguseid ülesandeid või miks mul asjad venivad või miks mul lihtsalt järsku ei ole nagu motivatsiooni mitte midagi teha või hästi palju sellest on need ATH mustrid ka, et sa ei suuda nagu päev otsa oled mingi paralüüsis, sest et sa mõtled selle ülesande peale, mis sa tegema pead, aga sa lihtsalt ei suuda seda teha. Ja siis sa, ma ei tea, mõtled selle peale mingi 8 tundi, samal ajal vaatad lihtsalt scrollid Instagrami, sest et sul on nii suur ärevus, et sa oled nagu paralüüsis. Sa nagu mõtled, et ma pean seda tegema, aga ma ei taha alustada. Ja ma ei suuda mitte midagi muud ka tollel teha, ma lihtsalt scrollin Instagrami. Et siis see on see ATH muster on ju. Et ma scrollin Instagrami 8 tundi päevas ja siis järsku mingi, kui kell saab 6 õhtul või 8 õhtul, siis järsku mul tuleb see mingi energiahoog ja siis ma teen nagu kõik asjad ära, mis mulle paralüüsi tekitasid päeva otsa. Ma teen need kõik asjad ära mingi 2 tunniga ja siis olen nagu mingi miks mul oli vaja 8 tundi närveerida selle asemel, et lihtsalt nagu chillida, teha muid asju ja teada, et nagu mul see urgency tunne nagu lööb õhtul kell 8 niikuinii sisse ja siis ma nagu teen asjad ära, et mu point oli see, et kui ma lihtsalt lugesin neid produktiivsusraamatuid, siis ma ei üritanud mingite meetoditega oma probleeme lahendada või ma üritasin hästi pikalt, aga see ei tulnud välja või nagu jah, ma muutusin veel rohkem organiseeritumaks, aga see ei tähenda seda, et ma oleks sageli rohkem saavutanud. Ja nüüd, kui ma olen Väikse vankri raamatuid lugenud, siis ma suudan nagu aru saada võib-olla sellest ärevusest, mis mul tekib seoses mingite ülesannetega ja ma tahaks tegelikult öelda, et kui sa oled hea suhtleja, siis sa lihtsalt by default oled produktiivsem inimene. Sellepärast, et kui sa oled hea suhtleja, siis sa saad teisi inimesi kaasata oma töösse ja koos jõuab alati kiiremini. Koos jõuab alati kaugemale kui üksi tehes. Et mis see quote oli, et üksi jõuad kiiremini, aga koos jõuad kaugemale, midagi sukest. Ja jah, et üks osa Väikse vankri raamatutest ongi see, et suhtlemisoskused. Ja teine asi on lihtsalt see, et sa mõistad oma neid quirke või neid iseloomujooni ja sa oskad aru saada nagu, miks su aju teeb seda, mis ta teeb, sest et sa oskad mingisuguseid mineviku kogemusi, sündmusi, traumasid siduda sinu käitumismustritega ja siis esiteks sa suudad tähele panna neid mustreid. Seega, kui sulle see muster ei meeldi, siis sa suudad sellega tegelema hakata. Et noh, kui kiiresti sa selle mustri välja vahetad, see on nagu sinu enda töö on ju. Sinu enda töö pluss sinu terapeudi abi loodetavasti. Aga lihtsalt see, et sa juba oskad, lihtsalt, et need raamatud juba annavad sulle võimaluse mõelda. Nad informeerivad sind nendest dysfunktsionaalsetest mustritest ja käitumisviisidest. Esiteks,
pärast väiksemaki raamatute lugemist, et sa suudad tunda rohkem kaastunnet enda vastu, suudad tunda rohkem kaastunnet teiste vastu, sa saad aru, et võib-olla kui sind lapsena on kasvatatud niimoodi, et sa tunned, et sa pead olema perfektne inimene ja eksimused on halvad ja eksimused on nagu elu lõpp, et siis tegelikult ei olegi niimoodi, et see annab lihtsalt võimalust maha rahuneda. Et ma nagu hästi pikalt üritasin olla mingi perfektne inimene või siis inimene, kes alati üritab endast paremat versiooni nagu välja võluda mingi 1000 erineva häki ja nipiga ja lihtsalt mingit oma kalendrit täis toppides. Sest et kui ma nägin täis kalendrit, siis mulle tundus, et ma olen produktiivne inimene ja kui ma olen produktiivne inimene, siis ma olen hea inimene. Ja see aasta ma siis sain aru, et ei ole nii. Et tegelikult võid ka lage vahtida ja teha vähem tööd kui, ma ei tea, 8 tundi päevas ja olla ikkagi hea inimene. Ja sa võid teha vigu ja tunda ennast hästi. Noh, muidugi tore oleks, kui sa suudaks sellest midagi õppida, et sa saad uuesti korda. Aga vahet ei oleks seda korda või mitte, et sul on nagu õigus eksisteerida. Korra vaatan, mis ma veel öelda tahtsin. Teraapias rääkides veel üks asi oli hästi tore, et mu terapeut soovitas mulle väiksemaki raamatut lugeda ja see oli nii naljakas ja see oli nii tore. Ja üks asi, mis ma veel olen märkanud, et et ka minu terapeudi kabinetis näiteks on väikse vankri raamatud riiuli peal. Et see, mulle see on lihtsalt tõestus, et väikse vankri raamatud on väärt tegemist ja et need on hästi välja valitud. Ja et need on hea lugemine nii vaimse tervise professionaalile kui ka tavainimesele. Et jah, siuke alata promominut võib-olla. Aga ma ei teeks väikest vankrit, kui ma ei usuks endasse toodetesse. Et see aasta ma olen kindlasti ainult mingit seda jala nagu vette pistnud, varba ainult vette pistnud väikse vankri raamatute osas. Aga ma juba näen nii suurt kasu nende lugemises ja nende läbitöötamises. Ja nii äge on näha, et nagu minu enda terapeut ja psühhiaater omavad neid raamatuid ja et mulle soovitatakse neid raamatuid lugeda, siis ma olen lihtsalt nagu mingi that's me. Või hetkel on ju senikaua enamus raamatuid on ikkagi Tiit välja valinud ja Tiit neid projektid lõpuni viinud, aga nagu mul on hea meel, et mul on hea alus olemas ja aitäh Tiit hea töö eest. Igatahes räägime äkki siis nendest raamatutest. Ma siis mõtlen, kas ma nagu mõtlesin, ma tahtsin paremini olla valmistunud selleks podcasti salvestamiseks, sest ma teadsin, et mina ja mu ATH tähendab seda, et mu mõte käib edasi-tagasi erinevate teemade vahelt ja võib-olla võib-olla seda ei ole väga huvitav kuulata või seda on veidike keeruline kuulata, aga hei, jällegi õpime ja loodetavasti järgmine kord on paremini. Aga jah, vist teraapia blogi kohta hetkel on siis kõik. Et lähme nende raamatute juurde. Et mul oli see aasta lugemise eesmärk lugeda 24 raamatut minimaalselt ja sellest tegelikult 12 raamatut tahtsin, et oleks väikse vankri raamatud. Aga hoopis olen lugenud 6 väikse vankri raamatut ja nagu tõsiselt nagu süvenenud olen 4. Et see aasta ma lugesin siis 6 väikse vankri raamatut. Esiteks ma lugesin läbi emotsionaalselt ebaküpsete vanemate pärandi.
Siis ma võtsin ette Üksindusse jäetud. Ja siis ma lugesin läbi Kaassõltuvuse, vabastav raamat. Ja muidugi Kaassõltuvuse teine osa ehk siis Suhtesõltuvusest vabaks. Ja siis meil tuli välja motiveeriv intervjueerimine, nii et ma sain sellega tutvuda ja see on hullult nagu paks raamat. See on 600 lehekülge sisu põhimõtteliselt. Et võttis aega ja ühekordsest lugemisest absoluutselt ei piisa. Et kui sa kuulasid motiveeriva intervjueerimise podcasti osa või soovitan kindlasti vaadata meie intervjuude sarja, kus siis erinevad targad inimesed räägivad oma kogemusest MI-ga. Et siis seal on ka aru saada, et see praktika on nagu ilmselgelt väga suur osa sellest, et lihtsalt raamatu lugemisest ei piisa, aga see on algus. Ja nüüd viimasena lugesin Igapäevaoskuseid, mis on, nagu Tiit selle kohta ütleb, siis on suhtlemisoskuste piibel. Ja Igapäevaoskused on hetkel täiesti välja müüdud. Aga ma ei tea, kas ma juba seda eelmises podcastis mainisin või mitte, aga Igapäevaoskuste uus trükk tuleb järgmine aasta välja. Nii et hoidke silmad lahti ja jälgige meie sotsiaalmeediat. Ma hetkel ei ütle, mis kuusse see tuleb, aga ma ütleks, et pigem aasta alguse poole. Et jah, lihtsalt täiesti nagu uskumatult head raamatud ja üks põhjus, miks mulle meeldibki neid lugeda, ongi see, et sa saad lõpuks teadlikuks nagu nendest kõikidest dysfunktsionaalsetest asjadest, mis sa teed. Sest kui sul on, kui su ema ja isa, su vanemad, kes iganes sind kasvatas, olid emotsionaalselt ebaküpsed või nad olid kauged või nad olid lihtsalt halvad suhtlejad, siis sul ei jää muud üle, kui matkida seda, mida nemad tegid. Ja ma arvan, et mul läheb kõvasti aega ja kõvasti energiaressurssi, et asju ümber õppida. Sest et ma tean, et minu lapsepõlv tegi mind hästi iseseisvaks, hästi varakult. Seega ma olen väga süke internaliseerija. Me võimegi minna siis selle esimese raamatu juurde, mida ma lugesin, milleks on siis emotsionaalselt ebaküpsete vanemate pärand. Ja ma tahtsin lihtsalt rääkida läbi need mõtted, mis ma kirja panin selle koha pealt, et väike soovitus teile, kui te loete neid raamatuid. Mitte ainult nagu eneseabiraamatuid, nagu ükskõik, mis te loete. Ma täiega soovitan teha kokkuvõtte sellest, mis sa loed. Ma arvan, et ma olenevalt sellest raamatu sisust, et kui see on siuke fictional või väljamõeldis, siis mul läheb selle kokkuvõtte peale on ju alla tunni, aga kui ma ikkagi päriselt töötan läbi mingid raamatud, millest ma tahan kasu saada, milleks on kõik väiksemad raamatud, siis mul läheb tegelikult selle raamatu kokkuvõtte ja analüüsi peale sageli mingi 3-4-5 tundi. Aga ma arvan, et see on täiega kasulik võtta see 3-4-5 tundi, et need asjad, oma mõtted kirja saada ja tuua välja see, millega sa päriselt samastud. Sest et siis on lihtsalt järgmine kord nii palju kergem ja kiirem seda raamatut nagu uuesti läbi töötada. Et mulle väga meeldis see raamat,
see on sihuke hea, kiire lugemine, see on umbes 230 lehekülge. Ja siin on ka mõned harjutused sees lõpus, väga hea ja mulle meeldib, et see räägib tegelikult inimeste kogemusest. Sest ma arvan, et see on üks viis, kuidas me suudame samastuda asjadega või olukordadega, millega me muidu ei samastuks, sest et sa lihtsalt ei oska seda raamatu näidet nagu oma päris ellu üle tuua, aga siis, kui sa loed nagu, ma ei tea, siin on mingi Cynthia lugu on ju, mis iganes, sa loed neid päris elulisi olukordi ja siis sa oled nagu mingi, okei, ma olen selles olukorras olnud ja seda olukorda läbi elanud ja okei, nüüd ma mõistan nagu seda teooriat ka nagu paremini. Et ühesõnaga, võime korraks seda sisu korda vaadata. Raamat siis räägib, et muidugi see räägib ebaküpsetest vanematest. Näiteks, et kuidas siis need ebaküpsed vanemad oma laste elu mõjutavad. Kuidas emotsionaalselt ebaküpsed lapsevanemad ära tunda, väga tähtis. Mis tunde tekitab suhtlus emotsionaalselt ebaküpse vanemaga. Emotsionaalselt ebaküpsete vanemate 4 tüüpi. Et siin need nimetatud 4 tüüpi oli emotsionaalne vanem, siis oli sihikindel vanem, 3. oli passiivne vanem ja 4. oli tõrjuv vanem. Ma ei hakka nagu lahti arutama neid, et kui me tahaks võib-olla nagu pikemalt igast raamatust rääkida, siis ma peaks tegema eraldi osa iga raamatu jaoks. Aga ma arvan, et hea viis lihtsalt raamatu sisuga tutvuda on seda lugeda. Et lugege seda päriselt, see on nagu nii kasulik. Kuidas erinevad lapsed reageerivad emotsionaalselt ebaküpsele kasvatusele? Kuidas erinevad lapsed reageerivad emotsionaalselt ebaküpsele kasvatusele? Mida tunneb internaliseerija? Kokkuvarisemini ärkamine? Kuidas vältida emotsionaalselt ebaküpsete vanemate konksu otsa jäämist? Mis tunne on elada ilma rollide ja tervendavate unistusteta? Kuidas emotsionaalselt küpsed inimesi ära tunda? Et siin on siis mõtted, mis mina kirja panin. Esiteks, emotsionaalne ebaküpsus pole kellegi süü. Sinu oskus või oskamatus suhelda on õpitud sinu vanematelt. Ja kui nemad ei ole mõistnud, et nende vanemad õpetasid neid dysfunktsionaalselt suhtlema, siis ei jää arvatavasti ka sinul midagi muud üle, kui need mustrid üle võtta, kuniks sa oled piisavalt vana, et reflekteerida ja aru saada, et nii ei olegi võib-olla kõige toredam suhelda. Ja juba see, et sul on oskus ebaküpsuse märke näha, see on hea algus ja see on ka tõestuseks sulle, et sul on võime märgata, märgata ja analüüsida enda ja teiste käitumist ja siis kui sa suudad võrrelda nagu, kuidas siis ebaküps või küps inimene käitub, siis sa oskad ka enda käitumist parandada. Korra tahtsin juba öelda, et sa saad enda ja teiste käitumist parandada, aga kui sa ei ole lapsevanem, siis sinu ülesanne ei ole teist inimest fiksida, parandada. Õppisin seda the hard way. Ja siis internaliseerimisest rääkides oli see, et emotsionaalselt ebaküpsed vanemad kasvatavad 2 laadi lapsi. Internaliseerijad ja eksternaliseerijad. Ja internaliseerijad on need, kes jõuavad enesearengu raamatuteni, kuna nad on harjunud oma mõtteid ja emotsioone endas hoidma ja neid analüüsima. Nad tunnevad ennast sageli süüdi ja võtavad varakult vastutust asjade eest, millega võiks tegelikult vanemad tegeleda.
ja ma nagu täiega samastusin sellega, et ma olen hästi varakult iseseisev. Üritasin igat moodi lihtsalt mitte oma emale jalgu jääda ja hästi, mind lihtsalt kasvatati, seda kuidagi ei öeldud välja, et minu ülesanne on teiste eest hoolitseda või et ma peaksin teiste eest hoolitsema, aga lihtsalt see viis, kuidas ma oma elu elama pidin, mulle lihtsalt jäi tunne, et kui ma ei jää teistele jalgu ja kui ma hoolitsen selle eest, et teistel on tore, et siis mul lihtsalt on lihtsam elada või toredam elada või et nii peabki elama ühesõnaga. Ja nüüd see nagu maksab mulle täiega kätte. Või hei, elu on siuke, aga et nüüd ma olen teraapias ja õpin seda ja õpin nagu vastupidist käitumisviisi, et minu ülesanne on enda eest hoolitseda. Ja ma kindlasti ei peaks tundma häbi selle eest, kui ma kehtestan oma piire. Ja mul on nii palju mõtteid selle koha pealt, aga ma tunnen, et see läheb mingi. Ja ma räägin järgmised 3 tundi ja siis me ei jõua kuskile. Aga et ma hästi varakult olin iseseisev. Ja ma tegelikult, ma olin hästi korralik ja kohusetundlik. Mu siuke missioon oligi olla nagu perfektne laps, et ma jääks oma emale jalgu. Ja ma olin tegelikult hästi uhke ka selle üle, kui ma hästi varakult hakkasin oma raha teenima ja välja kolisin. Ja nüüd ma nagu tagantjärele mõtlen, et ma saan aru nagu, miks ma tahtsin nii kiiresti kodust ära minna ja võib-olla miks see iseseisvumine mõnes mõttes hoiab mind tagasi ka. Jah, sest et kui sa oled see inimene, kes alati teistes hoolitseb ja on hästi iseseisev, siis sageli sa oled see, kes võtab liiga palju vastutust, liiga palju kohustust, liiga palju ülesandeid enda kanda. Sa sageli tagataustal kannatad, aga sa oled liiga uhke, et seda teistele tunnistada ja siis tegelikult sul ka vastupidiselt tekib viha inimeste vastu. Et mina ju olen alati see, kes teistest välja astub ja teiste probleeme lahendab ja siis, kui inimesed ei vasta sulle samaga, siis sa oled, jõuad nagu sinna, et mis mõttes, et sa tunnedki nagu pahameelt, et nagu miks sina minule nagu taoliselt ei vasta. Aga teised lihtsalt teavad, et nende ülesanne ei ole teiste elu parandada ja teiste asju nende eest ära teha. Ja oskavad paremini oma piire seada ja mul ei ole õigus olla pahane inimeste peale, et nemad oskavad oma piire seada ja mina ei oska. Seda raamatut lugedes ma sain ka aru, et miks mul on nii raske oma emotsioone väljendada ja üldse, et nagu ma ei oska oma emotsioone tunda ja et emotsioonide omamine on hästi ebamugav. Nii et oh my god, üks teema, millega ma tegelesin see aasta ka, ongi see, et kui sa ei oska oma emotsioonidega tegeleda, siis või sa ei oska neid nagu processida, sa ei oska neid läbi töötada, siis sa tunned palju ebamugavust ja sa üritad arvatavasti oma neid emotsioone kuidagi
nambida. Ja üks asi, millega ma see aasta tegelesin, oli mu sõltuvuste või mitte sõltuvuste, aga mu nende toimetulekumehhanismidega. Et ma sain aru, et lihtsalt kuna minu see keskkond, kus ma üles kasvasin, minu ümber olid inimesed, kes olid väga emotsionaalselt ebaküpsed, siis esiteks minu jaoks emotsioonide tundmine oli häbiasi. Sa ei tohi emotsioone tunda ja et sageli, kui sa tunned neid, siis sellega kaasneb mingi pahandus või nagu mingi midagi halba. Et selle asemel, et öelda, et ma olen vihane või kurb või pettunud, ma üritasin lihtsalt olla perfektne laps, lihtsalt olla jalust ära, naeratada ja lihtsalt olla märkamatu. Ja siis sellega ma õppisin või sellega ma siis ei õppinud oma tundeid ja emotsioone. Esiteks ma õpin neid tundma. Et ma ei saa aru, et nagu mingi, et kui mul on mingi füüsiline reaktsioon, näiteks mu mingi süda puperdab, siis ma olen lihtsalt nagu mingi see mu süda lihtsalt puperdab, aga nagu ma ei saa aru, et ma olen lihtsalt ärev või et mul on mingi pisarad tulevad silma ja mingi kurk läheb nagu lukku, et nagu midagi ei tule välja, et ükski sõna ei tule välja, et siis ma olen nagu vihane. Et ma ei oska nüüd eristada neid tundeid, ja siis teiseks ma ei oska neid läbi töötada. Ja selleks, et siis nende tunnetega kuidagi hakkama saada, on sul need coping mehhanismid või toimetulekumehhanismid, ja minu jaoks need olid toit, scrollimine ja sihuke ärakadumine või et lihtsalt ongi, et ma kas söön hästi palju, siis ma lihtsalt binge'in nagu mingit sarja või ma scrollin Instagramis nagu mingi mitu tundi ja ma lihtsalt kaon ära nagu, et ma ei taha kellegagi rääkida, ma ei vasta sõnumitele, ma ei taha mingis üritustel käia, et ma lihtsalt tahan üksinda kodus istuda ja that's that. Et need olid nagu minu toimetulekumehhanismid. Mõnes mõttes mul on vedanud, et ma ei ole kunagi alkoholi joonud või ma olen alkoholi joonud, aga ma ei ole kunagi mõistnud seda, et ka praegu 25-selt ma arvan, et ma joon alkoholi nagu kord aastas. Siis, kui sunnitakse. Igastahes, et ma ei joo alkoholi, ma ei suitseta, ma ei tee mingeid aineid, et sellega on mul hästi vedanud. Et selle asemel ma söön suhkrut ja scrollin Instagrami. Aga mõnes mõttes on kergem neid toimetulekumehhanisme ka normaliseerida, kui need on nagu siukselt ühiskonna poolt aktsepteeritud toimetulekuviisid. Et me rääkisime sellest vist Lilianiga. Nii huvitav osa oli. Mul läks mingi täiega palju pirne põlema seal. Et jah, et kui sa nagu tead, et sa suitsetad, sest et sa oled stressis või et sa iga reede õhtul teed õlle lahti või iga õhtu teed õlle lahti või ma ei tea, nädalavahetusel tõmbad mingi six-packi sisse, sest et sul on raske elustressiga hakkama saada, siis on nagu lihtsam panna nagu see näppu sinna peale, et okei, et see on nagu probleem. Aga et kui sa, ma ei tea, mingi paaniliselt koristad või et sa scrollid nagu Instagrami mingi 8 tundi päevas või ma ei tea, binge'id mingit Netflixi või ma ei tea, lihtsalt paaniliselt käid trennis näiteks. Et siis need on nagu kuidagi rohkem aktsepteeritavaid, et sa seda, et see on nagu, võib-olla näed seda nagu eluosa, et ma olengi hästi palju ekraanide ees ja liikumine on ju hea mulle või et tore on ju olla puhtas korteris. Ja sa võib-olla ei saagi aru, et nagu
miks sa seda nagu kõike liiga palju teed, on sellepärast, et sa ei oska oma emotsioonidega toime tulla või et sa või sa ei taha. Et jah, et see aasta on olnud hästi huvitav, sest ma olen nagu oma emotsioonidega tuttavamaks saanud. Ma ei taha veel öelda, et sõpradeks saanud, aga ma kindlasti siin, ma ei tea, 2 kuud tagasi midagi siukest oli siuke tava, et lihtsalt tunnen hästi tugevaid emotsioone ja ma ei võtnud ei telefoni, ma ei käinud poes midagi süüa ostmas, ma ei jah, et ma lihtsalt istusin diivani peal ja kas kirjutasin päevikusse midagi või ma lihtsalt istusin ja nutsin. Soovitan, väga mugav, väga meeldib. Ja ma päriselt tundsin neid tundeid. Ja ma olin nagu mingi, what? Tegelikult on täiega tore oma emotsioone tunda nagu. Ja et sa ei pea nagu neid peitma. Ja hästi tore on ka see, et kui samal ajal, kui sa nagu üritad oma tunnetega taas sõbraks saada, et su kõrval ei ole nagu kedagi, kas või kaaslast või sõpru, kes hakkavad su probleeme lahendama. Et ongi, et ma ei taha, et keegi lahendaks mu raskustunnet praegu, ma lihtsalt tahan seda tunda ja ma tahan sellest läbi minna esimest korda meie elus ja olla nagu mingi wow, nutsin ära ja nagu tore on olla nüüd. Ja et ei pidanudki pakikrõpsu ära sööma, et nagu parem oleks, vaid lihtsalt nagu läksin läbi sellest tundest ja nüüd lähen nagu eluga edasi ja see oli nagu täiega silmi avav kogemus mu jaoks. Soovitan. Mingi teraapiasse päriselt. Nii äge. Vaatame, mis mõtted mul siin veel on. Ma lootsin, et see tänane osa tuleb siuke lühike ja kokkuvõtlik, aga nüüd on siuke tunne, et suva. Lihtsalt räägin seda, mis pähe tuleb. Ja kui sulle ei meeldi, siis anna teada. Siis rohkem ei tee siukseid asju. Ja kui meeldib, siis anna teada, siis teeme veel rohkem siukseid asju. Nii et jah, me rääkisime sellest internaliseerimisest. Ma hakkasingi selle peale mõtlema, et issand jumal, kui suur kohustus on olla lapsevanem. Mina isiklikult, ma vist katsusin praegu mikrofoni, mina isiklikult ei ole kunagi tundnud seda emadustunnet või vajadust olla lapsevanem. Ma ei ole kunagi sellest aru saanud. Kui ma lapsena mängisin nende nukkudega, just nagu beebinukkudega, siis ma tundsin, et see on siuke nagu siuke näitemäng või siuke mingi asi, mida ma pean tegema. Aga et palju parema meelega mängisin seda ja jooksin läbi kraabide koos poistega. Ja täiesti aus olla siis nagu 25-selt jätkuvalt ei taha lapsi saada ja ma olen nagu see on siuke mingi klišeelik lause, et kui sa vanemaks saad, siis küll su see mõttemaailm muutub, on ju, et siis küll sa mõtled teistmoodi, aga nagu võib-olla. Aga miks ma peaksin seda nagu peale sundima, et ma ei usu, et ma pean, et ma hetkel elan selle mõttega, et ma arvatavasti olen elu lõpuni lastevaba ja minu jaoks see mõte on nagu nii põnevust tekitav. Et eriti nagu kui sa oled see inimene, kes peab nüüd tagantjärele täiskasvanueas neid dysfunktsionaalseid mustreid nagu välja juurutama. Et siis sa lihtsalt saad aru, et kui suur kohustus on olla lapsevanem ja et seda rolli võetakse sageli nagu liiga lihtsakäeliselt, et nagu
valmistutakse võib-olla kuidagi nagu füüsiliselt umbes, et ma ei tea, et noh, isegi kui sul on rahadega hästi ja ma ei tea, lapse magamistuba on valmis ehitatud ja nagu justkui tundub, et graafik on ka piisavalt vaba, et ma saan nagu oma lapsele päriselt aega anda, siis sa pead nagu enne lapse, no sa ei pea, aga oleks tänuväärne, et sa tegeled oma traumadega enne, kui sa lapse saad. Ja loodetavasti annad siis tänu sellele vähem traumasid edasi. Ja issand, nüüd mul on siuke tunne, et järgmine aasta peab kindlasti süvenema sellesse perekonna varjatud seaduste raamatusse. Aga jah, okei. Random side note. Aga ühesõnaga jah, et lapse saamiseks minu jaoks siis peab väga palju valmistuma ja ma tunnen, et see on nii suur kohustus, ja mina isiklikult ei näe, et ma kuidagi tunneksin rõõmu lapse saamisest ja täiesti aus olla, siis ma tunnen väga palju ärevust ja hirmu meie keskkonna suhtes, et lihtsalt nähes seda ületarbimist ja kliima soojenemist ja neid sõdasid ja nälga ja kliimakatastroofe ja asju, et siis ma olen lihtsalt nagu mingi, tead, tegelikult hea meelega lihtsalt chillin nii kaua, kui saab chillida ja järgmist generatsiooni isiklikult siiamaale ei tooks ja ma ei näe, et sellest oleks midagi halba. Et ma arvan, et lapsi peaksid saama need, kes seda tahavad. Ja ma loodan, et me vaikselt oleme kaugenemas sellest ühiskonnast, kus lapsi on saadud sellepärast, et ühiskond justkui sunnib lapse saamist peale. Et eriti, kui sa oled naine, et sa tunned, et nagu mul ei ole muud vabadust või et mul ei ole nagu muud eesmärki siin maailmas, kui lapsi saada. Ärme isegi. Let's not even go there. You know? Okei. Et see oli siis veel üks mõte, mis mul selle emotsionaalselt ebaküpsete vanemate pärandi raamatuga tekkisid lihtsalt. Lapsevanema roll on nii kriitiline. Nii. Ja siis mulle täiega meeldis, et seal raamatu lõpus oli peatükk, et kuidas emotsionaalselt küpseid inimesi ära tunda. Sellepärast, et minu jaoks see peatükk oli veits nagu siuke to-do list, et võta see üks tunnus, siis reflekteeri, kas see on sulle juba omane. Kui jah, siis saad nagu linnukese teha ja edasi liikuda. Ja kui ei, siis sa saad võtta näiteks selle sama omaduse ja seada see endale 1 kuu eesmärgiks näiteks, et ma ei tea, jaanuarikuus kõikides eluolukordades ma üritan nagu selles momendis mõelda, et üks küpsuse tunnus on see, et sa ei võta asju isiklikult. Ja ongi, et siis jaanuarikuus võtan eesmärgiks, et ükskõik mis eluolukordi ma parajalt seal läbi navigeerin, ma lihtsalt mõtlen, et kuidas ma saan asju mitte isiklikult võtta. Minu jaoks on väga suur probleem. Suudan kõike isiklikult võtta. Ja siis selle asemel ma saangi lihtsalt mõelda, et kui ma vestlen oma sõpradega, kui ma saan tagasisidet oma töökaaslastelt, kuidas seda mitte isiklikult võtta ja näiteks, et üks osa sellest on ka seesama enda ja teiste ebatäiuslikkuse aktsepteerimine. Kuidas ma seda teha saan?
ja nii edasi. Ja ongi see, et sa ei saa nagu kõike korraga teha. Minu jaoks on see väga loogiline, et sa võtadki nagu ühe sammu korraga, sest et esiteks juba läheb nii palju ajuressurssi sellele, et nagu olla kohal selles olukorras. Nagu lihtsalt, kui sa nagu navigeerid elust läbi, et siis nagu sa lihtsalt ei jookse nagu läbi elust, vaid sa nagu oledki seal olukorras kohal ja sa oled nagu mingi see lause, mis ta ütles, nagu ma tahaks selle täiega hinge võtta praegu ja mingi vaidlema hakata. Aga selle asemel ma lihtsalt võib-olla küsin täpsustavad küsimusi ja siis saan aru, et ta lihtsalt väljendas oma arvamust ja see isegi käib minu kohta ja nagu eluga edasi liikuda. Et jah, et juba, et mu mõte oli see, issand jumal, et mu mõte oligi see, et lihtsalt sa ei saa liiga palju eesmärke võtta ühte kuusse, sest et juba ühe asja tähelepanemine, see võtab nii palju harjutamist algusel, et noh, kui sa oled juba nagu seda järjepidevamalt teinud, siis ma usun, et see läheb lihtsamaks ja siis võib-olla saad keskenduda mingile 2 asjale korraga, aga alguses ma soovitan võtta ühe asja ja sellele keskenduda kuu aega. Ja see on nagu üks asi, mis ma teraapias nagu teinud olen hetkel, ongi see, et ma saan iga selle teraapiasessiooni lõpus mu terapeut annab mulle 1, maks 2 asja, millele keskenduda. Näiteks üks kuu ma pidin jälgima oma seda energiataset, sest et ATH üks tunnuseid on see, et nagu sa lihtsalt kas nagu paned ja siis põled läbi või siis sa ei suuda, või siis sa nagu ei tee mitte midagi nagu. Et kas sa paned nagu täiega üle selle tegutsemisega või siis sa oled lihtsalt nagu ühe koha peal ei tee nagu mitte midagi. Ja et siis kuidas seda nagu asja balansseerida. Üks ülesanne oligi see, et kui ma oma päevikut täitsin, et siis ma ei kirjelda lihtsalt asju, mis minuga juhtusid päeva jooksul, vaid ma kirjeldasin nagu asju või ma kirjeldasin oma tundeid selles olukorras, mis oli nagu nii keeruline, siis ma olin nagu mingi issand. Ma ei tea, ma tahaks nagu naerda, et 25-aastaselt ma pean nagu esimest korda õppima, kuidas minu kehas väljendub, ma ei tea, kurbus või rõõm või viha või ma ei tea, kadedus. Kadedus ei ole see põhiemotsioon, aga ikkagi tülgastus ja nii edasi. Ja et siis et osata seda teistele väljendada ilma, et ma ei tea, kas tõmbaks lukku või lihtsalt nutaks terve aeg, kui ma räägin. Ja see oli raamat number 1. Ja see võttis kaua aega, aga ma arvan, et ma sain paljudest asjadest räägitud, millest ma tahtsin rääkida ka. Aga võtame järgmise raamatu ette, et ma korra vaatan, ma vaatan viimast korda, kas mul on mingiseid märkmeid, mida ma tahaks selle emotsionaalselt ebaküpsete vanemate pärandi kohta veel öelda. Nagu see põhjus, miks ma tahan lihtsalt rääkida oma kogemusest on see, et võib-olla see paneb sinul kui kuulajal mingi pirni põlema ja siis saad aru, et äkki peaks ka sellega tegelema. Ühesõnaga. Võib-olla sellest raamatust veel rääkides, et see nagu, kui sa hakkad läbi analüüsima oma minevikku ja siis sa hakkad aru saama, et issand, mu ema või isa tegi nagu seda valesti ja seetõttu ma ei saa oma eluga praegu hakkama ja nagu mida kuradit, miks, kuidas nad julgesid või et nagu kui mina oleks lapsevanem, siis ma ei teeks kunagi sükest asja, et siis et suur osa sellest teraapiast on andestamine.
ja selle andestamine, see andestamine ei ole see, et sa tood vabandusi. Et sa ei vabanda välja oma vanemate käitumist, sest et ikkagi see tegi sulle haiget ja see ei olnud õige ja kui sa oled lapsevanem, siis see on sinu kohustus osata ennast reguleerida ja oma käitumist jälgida ja siis anda need oskused oma lapsele edasi, mitte vastupidi, on ju. Et su laps peab õppima munakoorter käima ja ennustama sinu mingiseid sinu tujusid ja siis vastavalt sellele reageerima on ju, ja käituma, vaid see peaks on ju ikkagi vanemate poolt tulema. Aga et siis, et sa ei jää nagu kinni sellesse ja et sa, ma arvan, et see vanematega suhete parandamine minu jaoks, see jääb tulevikku. Ja see on kindlasti keeruline teekond, aga et see teekond üldse alguses saaks, siis sa pead oskama andestada. Jah, nii juhtus tänu sellele või selle tõttu, et see juhtus, nüüd minul on oma traumad, millega ma pean tegelema, aga see juhtus ja ma lihtsalt saan sellega tegeleda ja siis edasi liikuda. Et kui sa ei saa nagu edasi liikuda, kui sa lihtsalt jääd sinna kinni, et see on mu vanema süü, et mul see probleem on ja see on tema fiksida. Et see on tema parandada või et kui tema ennast ei paranda, siis mina ei paranda ka ennast või mis iganes mõtted sulle võivad tulla vihaga seoses. Aga jah, et andestamine on üks osa sellest. Nii, siis raamat number 2, mis ma lugesin, oli Üksindusse jäetud. Korra vaatan jälle märkmeid selle raamatu kohta. Mul on nii hea meel, et ma neid märkmeid tegin. Jätkuvalt soovitan teile ka. Esiteks, et mis sissejuhatus, mitte sissejuhatus, aga sisukord. Siin raamatul on 3 osa, et esimese osa peatükid on siuke, et kust mu tühjus pärineb, 12 põhjust, miks sa end tühjana tunned ja siis siin tegelikult räägib 12 lapsevanema tüübist. Et see on nagu huvitav, et siin on neid lapsevanema tüüpe 12 on ju ja siis Lindsay Gibson rääkis 4 vanema tüübist. Et need käsitlused võivad olla erinevad, aga ma arvan, et psühholoogia on ju arenev valdkond ja sellele vaatamata, et siin kasutatakse neid erinevaid vanemluse tüüpe. Minu jaoks on mingit segadusi tekitanud, ma lihtsalt arvan, et vahet ei ole, kuidas sa struktuuriseerid oma raamatuid ja mis terminoloogiat sa kasutad, et siis sellest on ikkagi midagi õppida. Selles mõttes selle Üksindusse jäetud raamatu korral ongi võib-olla huvitav, et siin on nii detailselt laskutud nendesse nagu erinevatesse tüüpidesse. Näiteks siin on nartsissistlik vanem, autoritaarne vanem, lubav vanem, leinav vanem, sõltlasest vanem, depressiivne vanem, töönarkomaanist vanem, erivajadustega lapse või pereliikmega vanem, saavutustele keskendunud vanem, sotsiopaadist vanem, laps vanema rollis, head sooviv, kuid ise emotsionaalselt hüljatud vanem. Et see läheb kuidagi nagu detailsusesse rohkem ja võib-olla see aitab samastuda ka paremini, siis siin on tegelikult see, et kui ma õigesti mäletan, siis sinu vanem et vanem ei pea olema nagu üks kindel tüüp, vaid ta võib olla kombinatsioon nagu mitmest. Ja jah, siis raamatu teises osas räägiti sellest, et mis siis saab, kuidas sa siis ennast tunned, kuidas sa käitud, kui sa olid see emotsionaalselt hüljatud laps ja kuidas sa siis täiskasvanu eas käitud. Ja siin räägitakse nendest erinevatest
mustritest, näiteks tühjuse tunne, vastusõltuvus, ebarealistlik, enesetaju, teiste vastu kaastundlik, enda vastu mitte. 100%. Süü- ja häbitunne, et mis minuga küll valesti on. 100%. Enesesüüdistamine, viha iseenda vastu, saatuslik viga, raskused enese ja teiste eest hoolitsemisel, nõrk enesedistsipliin, aleksitüümia ja tegelikult ka suitsiidsed tunded. Ja ma ei taha sellesse kuskile hetkel nagu sügavamalt sisse laskudes, ma nagu tunnen, et ma ei ole piisavalt tark ja haritud, et neid teemasid avada ja ma arvan, et ja ma ei ole piisavalt hästi valmistunud ette, et neid teemasid läbi arutada niimoodi, et seal ei oleks mingisuguseid faktivigu. Seega lugege raamatut. Ja siis 3. osa, üks peatükk on, et miks tunded on olulised ja kuidas nendega toime tulla. Ja siis tegelikult see ongi seesama peatükk, mis mu terapeut mulle soovitas. Ja siis sellele lisaks ka enese eest hoolitsemine. Et lugege. Ja mulle täiega meeldis ka, et siin raamatu lõpus oli see nõiaringist päästmine ehk anna oma lapsele edasi kõik see, mida sinu vanemad ei andnud. Et see raamat ei peatu nagu, ei lõppe nagu sinuga. Vaid ongi see, et kui sa saad lapsi, siis kuidas mitte neid traumasid edasi anda või siis kuidas just luua see toetav ja armastav keskkond oma lapsele ja anda talle kõik seda, millest sina nagu ilma jäid. Et see oli siis sisukord ja mõned mõtted, mis ma selle kohta kirja panin, oli, et näiliselt tore lapsepõlv ei tähenda, et sa ei oleks traumatiseeritud. Toit laual, katus pea kohal, hunnik mänguasju ja toredad hobid ei välista võimalust, et sa elasid lapsepõlves üksikut elu, mis lõpuks siis vanemas eas ühte või teistmoodi ilmneb. Ja siis, mul panin kirja, et lapsevanemad saab panna 12 eri kategooriasse, aga ka mitmetesse. Ja igal tüübil on omad eripärad ja tekitavad oma lastele erinevaid traumasid. Kui ma vaatan oma märkmeid, siis siin on näha, et siis ma jõudsin uuesti sinna mõtteni, et lapsevanem olemine on väga suur kohustus. Et ja siis ma tundsin, siin on näha, et ma veidi nagu tundsin viha selle vastu, et ma pean ise nüüd 20-ndates neid mustreid ümber õppima, oma käitumismustreid ümber õppima. Ma loen selle lause ette lihtsalt. Once again got proof, et laste saamine ja kasvatamine on tõsine teema. Isegi kui sa kasvatad oma lapsi mõttega, võid sa neile traumasid tekitada, mille ravimisele peab laps prolli oma 20-ndat kulutama. Ja tunnen, et mul on veel palju areneda, aga ma olen võtnud teadlikult ja mitteteadlikult samme, et enda eest paremini hoolitseda. Ja siis ma tegin siin väikest eneseanalüüsi, et mis oskused mul juba on ja mida ma peaks paremini tegema, kui me räägimegi enese eest hoolitsemise oskustest. Ja siis mõned quote'id ka, mis ma siit kirja panin, mõned tsitaadid. Number 1 oli see, et meil on kalduvus eeldada, et targad inimesed ei ole emotsionaalsed ja emotsionaalsed inimesed ei ole targad. Tegelikkuses on kõige targemad need inimesed, kes kasutavad emotsioonide abi selleks, et mõelda ja mõtlemist selleks, et oma emotsioone juhtida. Oluline on kasutada emotsioone elutervel ja tasakaalustatud moel. See siis tsitaat number 1 ja tsitaat number 2. Iroonilisel kombel on selleks, et oma emotsionaalsest teadmatusest teadlikuks saada, vaja emotsionaalset teadlikkust. Ja siis mõned mõtted veel. Enesesüüdistamine on keelatud. Ja siis hästi palju märkmeid eri
peatükkide kohta, millesse ma sisse ei lasku. Mis mul veel selle raamatu kohta öelda on? See on veidi paksem. Ta on küll paksem, ta on 350 lehekülge, aga minu arust jah, tal on ka, sellel raamatul on suurem tekst, mis tähendab, et seda on nagu eriti mõnus lugeda ja ma räägin nagu see lugemine läheb ülikiirelt ja siin on ka samamoodi sellele emotsionaalselt ebaküpsete vanemate pärandile on siin kasutatud erinevate nagu erinevate inimeste päriselulisi näiteid, et sul oleks kergem savastuda nendes olukordades või nende mustrite või iseloomujoontega. Ja et ühesõnaga mina see aasta veidike tegelesin siis selle 3. osaga, et miks need tunded on olulised ja kuidas nendega toime tulla ja kuidas siis enda eest hoolitseda, aga nüüd algav aasta ma planeerin seda rohkemgi teha. Ja ma arvan, et ma olen juba head progressi teinud. Okei. Siis kaassõltuvuse raamat. Oh my god. Minu jaoks see oli täielik piibel. See on vist ainuke raamat, kuhu ma tegin otse raamatusse märkmeid. Ja ma tegelikult loen pigem raamatuid iPadist, et ma loen hästi palju e-raamatuid, sest mulle meeldib. Nendest on lihtsam neid tehtud märkmeid kuskile Notionisse või kuhu iganes dokumenti üle tuua. Et kui sa seda füüsilist raamatut loed, siis sa pead ju käsitsi seda kõike tegema. Aga ma arvan, et järgmine aasta ma tahan just lugeda rohkem füüsilisi raamatuid ja siis ma ei tea, ma lihtsalt vaatan seda raamatut, seda kaassõltuvuse raamatut, mida ma lugesin ja siis ma ei tea, tahaks veits naerda, sest et siin on nii palju kohti, nagu, mis ma olen lihtsalt ära märkinud, sest et mul on nii palju samastumiskohti ja olen suurelt kirjutanud mina, hüüumärk, mina, hüüumärk, mina, hüüumärk. Et ühesõnaga samastumiskohti oli palju ja ma saingi tegelikult, ma tunnen, et nende podcast'ide salvestamisega ma õppisin nagu üli palju ja ma sain sellest kaassõltuvuse nagu mõttest ja ideest kuidagi laiemalt aru ja selle kaassõltuvuse nagu seosest meie ühiskonna normidega ja nagu ootustega, eriti kui sa oled naine. Et mina olen olnud 2 suhtes, kus ma tunnen, et ma olen nagu, kus on nagu näha, kui räigelt mu need kaassõltlase jooned siis välja tulid. Ja tol ajal ma ei saanud aru, tol ajal ma isegi ei teadnud väljendit kaassõltuvus. Aga jah, et ma tundsin, et ma olen suhtes inimestega, kes vajavad muutmist ja et see nende kuidagi parandamine on minu kohustus. Ja mis märkmeid ma tegin selle raamatu kohta? Räägime korraks uuesti nendest kaassõltuvuse sümptomidest, et kui sa tahad, meil on eraldi kaassõltuvuse teemal podcasti osa, mingi kuulake seda. Tiit räägib seal kõvasti paremini, kui mina suudan kunagi midagi rääkida, on ju. Aga kaassõltlastel on raskusi eneseaustuse hoidmisega mõistlikul tasemel. Teiseks, toimivate piiride seadmisega. 3. oma isikliku reaalsuse omaksvõtmise väljendamisega. 4. oma vajaduste ja soovide eest hoolitsemisega täiskasvanu elus. Ja 5. mõõdukuse säilitamisega reaalsuse kogemisel ja väljendamisel. Et siin
need 2 asja, mis mulle nagu hästi välja paistavad, ongi see toimivate piiride seadmisega ja teiseks oma vajaduste ja soovide eest hoolitsemisega täiskasvanu elus. Et selle asemel väljendada, mis sul vaja on, sa teed seda kuidagi passiiv-agressiivsel viisil või sa teed seda üldse ja siis sa lihtsalt hakkad järjest rohkem oma kaaslast vihkama, sest et sina muudkui hoolitsed tema eest ja tahad, et temal oleks hästi ja et tema tunneks ennast selles suhtes hästi ja sina ei saa midagi vastu, sest et esiteks sa ei oska oma piire seada ja teiseks sa kas ei oska või sa ei taha väljendada oma vajadusi, oma soove ja kahjuks see, et sa ootad ja loodad, et inimene oskab ennustada seda, mida sa tahad, see ei ole funktsionaalse paarisuhte üks omadusi, kahjuks. Et see oli üks asi, millega ma üldse ei tahtnud leppida, kui ma Lilianiga seda podcasti salvestasin. Mis mõttes ma pean oma vajadusi ja soove väljendama nagu? Ma nagu veits tunnen, et naisena sa sageli oled nagu kuidagi üles kasvatatud niimoodi, et no ma isegi ei tunne, vaid nagu see on reaalsus, et naisena sind on kasvatatud ootustega, et sa oledki emotsionaalselt küpsem ja et sina jälgid, et teistel oleks tore olla ja sina paned enda vajadused tahaplaanile selleks, et teiste eest hoolitseda. Ja siis loomulikult sa tahaksid seda nagu vastu ka saada. Ainult, et kuna sind ei ole õpetatud oma vajadusi väljendama, siis sa nagu ootad, et see teine inimene, et su kaaslane oskaks või teaks ise nagu, mida sina vajad. Ja kui ta seda ei tea, siis see on nagu siuke tunne, et kas sa üldse armastad mind nagu mis mõttes? Ja see on nagu üks asi, mida ma kindlasti olen täheldanud ka enda suhetes ja mõnes mõttes mul on hea meel, et ma olen vallaline nüüd, et nüüd kui ma olen teraapias käinud, siis ma lihtsalt tean, ma juba teadsin enne ka, et midagi on ju, et kõik ei ole nii hästi, kui ta võiks olla, aga nüüd mul on vähemalt kinnitus, et need viisid, kuidas ma käitun, et neid saaks parandada ja neid peab parandama, et mul oleks tulevikus lihtsalt funktsionaalsemad suhted ja et nad võtaksid vähem energiat ja nagu mitte, et suhted ei peaks võtma energiatega nagu, et ma ei panustaks suhetesse, mis niikuinii lõpevad, sest et see kaaslane seal teisel pool ei ole mulle sobilik kaaslane. Et ongi, et ma saan sellest kiiremini aru ja ma oskan väljendada oma vajadusi ja siis, kui neid vajadusi ei rahuldata, siis ma tean, et ma saan edasi liikuda. Et ma ei jää nagu sinna suhtesse liialt pikaks ajaks selleks, et nagu loota, et see inimene muutub, sest et sinu kaaslase muutmine ei ole sinu töö ja sageli see ei ole ka sinu õigus. Et ma arvan, et igal inimesel on õigus olla tema ise ja siis leida enda kõrval inimene, kes ongi rahul tema päris isiksusega. Mitte, et sa leiad mingi inimese, kelle juures sa märkad kohe mingiseid punaseid lipukesi, aga sa mõtled, et it's fine, I'll fix it. Et see ei ole sinu kohustus ja see ei ole sinu õigus. Sest kui ma mõtlen selle peale, siis mina küll ei tahaks, et ma ei tea, minu kaaslane üritaks mind aktiivselt nagu muuta kellekski teiseks. Siis ma järelikult lihtsalt ei ole see inimene sinu jaoks ja nagu liigume edasi. Et see on jah, et ma olen väga
põnevil, et olla vallaline, sest ma tunnen, et mul on nagu nii palju suhtlemisoskusi, mida ma peaks parandama ja nii palju oskusi, mida ma lihtsalt pean omandama, mida ma ei ole kunagi omandanud oma mineviku pärast. Ja ma just tunnen, et see järgmine inimene, kelle ma valin oma kõrvale, on juba nii palju paremini valitud, sest et tänu oma viimasele 2 suhtele ma esiteks olen kogenenum, ma tean, mida ma päriselt tahan oma kaaslaselt ja ma oskan oma vajadusi päriselt väljendada ka, mitte ma lihtsalt ei oota, et neid ennustama hakatakse. Ma oskan paremini oma piire seada, et ma ei sulandu, et ma ei sulandu ka ühte selle partneriga, et meist ei saa nagu üks inimene, vaid me olemegi nagu 2 indiviidi suhtes. Ja lihtsalt, ja et kui ma olen juba aasta aega või 1,5 aastat üksi olnud, siis ma tean, et ma saan väga hästi hakkama. Ma tean, et mul on väga tore üksinda olla ja kui see partner ei tee mu elu paremaks, siis järelikult mul ei ole seda partnerit vaja. Et ma nagu hästi pikalt kartsin seda üksindust ja nüüd juba selle esimese 1,5 aasta vabadusega ma olen nagu aru saanud, et issand jumal, nii tore on nagu üksinda olla ja kui ma kunagi olen nõus seda üksindust kellegagi täitma, siis inimene peab mulle päriselt juurde andma midagi. Mitte, et ma muudki annan sellesse suhtesse. Et jah, et mitte, et ma muudki, et ma annan nagu endas kogu aeg midagi ära ja ei saa nagu vastu. Sellest nagu aitab. Aga elu on näidanud, et sa võid palju asju välja mõelda ja siis tundub, et sa oled nüüd tark ja kogenud inimene ja siis astud ikka samasse ämbrisse ja see on fine. Hei, elu on elamiseks. Aga kui sa oled endaga tegelenud, siis sa saad aru, et eksimused on toredad võib-olla, aga eksimuste tegemine on okei ja isegi kui sa oled samasse ämbrisse astunud 3 korda, siis it's okei. Lihtsalt järgmine kord üritame paremini. Look at me. Nii positiivne. Igastahes. Kui ma seda kaassõltuvuse raamatut lugesin, siis üks asi, üks peatükk, mis mulle täiega meelde jäi, oligi see peatükk, et kus see haigus pärit on, kus see kaassõltuvus tuleb üldse. Ja siis tegelikult tehakse lastekasvatusel palju erinevaid asju, mida peetakse normaalsuseks, aga mis tegelikult ei ole nagu üldse normaalne. Ja me nagu isegi ei tea seda. Me ei tea, et see ei ole normaalne, sest et me oleme selles keskkonnas üles kasvanud ja see on nagu mingi kultuuri osa meie jaoks ja mul on siin päris mitu erinevat näidet. Ma ei tea, ma vist väga süvitsi ei lähe, aga ma valiks mõned paremad välja. Mõned vanemad jätavad lastele õpetamata ka sellised põhilised hügieenitoimingud nagu duši all käimine, igapäevane juuste kammimine, deodorantide kasutamine, suuhooldus, riiete puhastamine, plekkidest, mustusest, higist ja riiete parandamine, eeldades, et lapsed teevad seda mingil moel juba isegi. See on kindlasti, see oli nii huvitav, sest et sa nagu ei mõtle selle peale, et issand, sa nagu tegelikult ei pead seda väikest inimest õpetama endaga toime tulema ja üks toimetuleku viis on hügieen ja okei, kui sa oled naine, siis arvatavasti sa oskad juba üsna varakult nõusid pesta, pesu pesta, sa juba tead, kus kõik mingid koristusasjad on, sa tead, kuidas kodu korras hoida. Aga vist sealsamas Liliani osas mainisin ka, et kuulge, emad, kui te olete poiss lapsevanem, siis palun õpetage neile koristamist nagu. Et sa ei taha enda kõrvale meest, kes ei suuda nõusid pesta
ja nagu ootab nagu mingit koer, mingit käsku, et nagu, mis ma siis tegema pean, mis ma siis koristama pean. Oota, kus need swammid on, kus see puhastuskeel on nagu. Et selle asemel, et üks järjekordne selline mees nagu kasvatada, siis õpeta juba oma poistlastele väga varakult, kuidas kodu korras hoida, kuidas ennast korras hoida. Ja jah, minu jaoks on nagu mingi üks feminismi viis, et kui me tahame seda võrdsust, ka kodus koristades, et siis kui mina kui feministlik lapsevanem kindlasti paneks oma poisslapsi tegema kõik seda, mida ma ootan oma tütardest nagu. Aga õnneks ma ei saa lapsi, nii et igatahes. Üks mulle meeldis veel. Mõned vanemad, kes on oma last ekslikult karistanud, kuna neil ei ole olnud toimunu kõik üksikasjad karistamise hetkel teada, ei vabanda oma lapse ees kunagi oma eksimuse pärast. Neil vanematel on mulje, et vabandust võidakse võtta kui nõrkusavaldust, mis võiks õõnestada nende vanemlikku autoriteeti. Ja see on nagu nii loll, aga nagu ma olen seda nii palju märganud ja nagu täiesti aus olla, siis ma teeks seda täpselt samamoodi, kui ma oleks vanem. See on nagu mingi, esiteks enda eksimuste tunnistamine on nagu mingi ebameeldiv, on ju, ja teiseks on nagu see, et ma olen lapsevanem. Mul nagu justkui on õigus teha kõike ja sina kui laps pead seda nagu aktsepteerima ja siis ei olegi nii. Ei olegi nii. Lapsed on ka inimesed ja nendega ei või käituda nii, nagu sa tahad, lihtsalt sellepärast, et sa oled nende lapsevanem, vaid sa pead oma lastega käituma nagu inimestega. You know? Ja okei, neid viise on siin mitmesuguseid, aga lugege raamatut. Nii, okei, kaassõltuvus. Lihtsalt samastusin nii räigelt selle raamatuga. Ja siis kaassõltuvuse teine osa, issand jumal, suhtesõltuvusest vabaks. Don't even get me started. Oh my god. Ma lugesin seda raamatut samal kuul vist. Ei, mitte samal kuul, aga võib-olla veidi enne, kui me olime lahku läinud. Ma ei mäleta täpselt. Või äkki äsja pärast seda, kui me lahku läksime. Ja jällegi, mul on nii hea meel, et me siukseid raamatuid toodame väikses vankris. Et ühesõnaga suhtesõltuvuse raamat minu jaoks oli ka hästi silmi avav, et kui ma hakkasin seda lugema, siis ma olin nagu mingi thank God, jumal tänatud, et ma ei ole suhtesõltlane, ma ei pea sellega tegelema. Siis kui ma lugesin selle raamatu lõpuni, siis ma ikkagi panin tähele päris mitmeid iseloomujooni ja olukordi, millega ma samastusin ja ma sain nagu ikkagi aru, et tegelikult mul on päris räiged suhtesõltlase kalduvused. Et jah, et see suhtesõltuvus on siis siuke dünaamika, mida siis loovadki kaks osapoolt, et see suhtesõltlane, kes siis kipub klammerduma ja end ohverdama ja siis suhtevältija, kes tunneb ennast sellest lähedusest lämmatatuna ja siis otsib pidevalt nagu siukest väljapääsu sellest suhtest ja siis ongi nagu mingi kassi-hiire mäng, et mingi ma tahan sind, ei taha sind. Mida rohkem see suhtevältija nagu eemaldub, seda rohkem see suhte sõltlane nagu tunneb, et tal on vaja nagu rohkem teha, rohkem tähelepanu saada, et see suhe nagu ei puruneks. Ja see on hästi väsitav mõlemale osapoolele ja tavaliselt on niimoodi, et naised on suhtesõltlased ja mehed on suhtevältijad, aga see ei ole, aga erandid on kindlasti ja tegelikult, mis oli veel huvitav, on see, et need rollid saavad ka vahetuda. Et kui sa võib-olla mõnes suhtes oled suhtesõltlane ja siis teises suhtes sa oled suhtevältija.
ja okei, mu koer otsustas nüüd sööma hakata, seega kui te kuulete mingit matsutamist, siis see ei ole mina. Ma panin tähele jah, et sellest kaassõltuvusest veel eraldi nagu edasi minna, kaassõltuvuse edasiarendus nii-öelda, kus ma niikuinii tahan kõigi eest hoolitseda ja siis jätan ennast tahaplaanile, et see nagu suhtes on eriti suur probleem, et ma tunnen, et ma olen hästi palju nagu otsuseid teinud selle baasil, mida mu kaaslane parajalt tahaks või mis neile mugavam oleks ja et ma olen nagu valinud enda kõrval inimesi, kelle juures ma märkan hästi varakult mingisuguseid punaseid lipukesi, aga ma olen nagu mingi küll ma tegelen sellega, I'll fix him. Ja siis me jõuame nagu jälle sinna mõtte juurde, on ju, et see ei ole sinu ülesanne ja sinu õigus kedagi fiksida. Ja lihtsalt see, meil ei ole inimestena ei olegi midagi muud, kui me tahame lihtsalt lähedust ja armastust ja sageli ongi lihtsalt siuke tunne, et sa pead seda taga ajama, eriti kui sa ei ole seda nagu lapsena saanud. Ja suhtesõltlasele vastupidiselt siis suhte vältija enamasti lapsepõlves on saanud nii sellist nagu tähelepanu oma lapse, oma vanematelt, et või niisugust armastust, mis ongi siuke hästi lämmatav või et siuke tunne on, et okei, see oli mu koer. Et nad on pidanud lapsena juba hästi palju oma vanemate eest hoolitsema. Sest et vanemad on seda hoolitsust nagu nõudnud, sest et nemad on olnud ka düsfunktsionaalsed vanemad. Ja siis sellele suhte vältijale jääbki siuke tunne, et nagu armastus ei too sulle midagi, see ei anna sulle midagi tagasi, et sellega kaasneb ainult vastutus ja teiste eest hoolitsemine ja see on väsitav, kui jällegi, kui on siuke tunne, et sa pead nagu teiste eest hoolitsema ja sa ei saa sellest midagi tagasi. Ja siis, kui nad kasvavad suuremaks, siis nendest saavad suhte vältijad ja kui algselt nagu käitutaksegi võib-olla niimoodi, et see suhe nagu tekiks, oleks see teine versioon iseendast ja siis, kui see suhe tekib, et siis hakkab see lämmatumistunnega tekkima, sest et suhtesõltlased on sageli hästi intensiivsed ja nad klammerduvadki ja nad kardavad üksindust ja nad tahavad palju tähelepanu ja sageli nad hakkavad oma kaaslasega sulanduma. Et justkui me ei ole nagu kaks erinevat inimest, me oleme paar, ehk siis me oleme nagu üks inimene ju . Ja see intensiivsus ongi selle suhte vältija jaoks hirmutav, sest et lapsepõlv ja kui selle ei ole nagu tähele pandud, sellest mustrist ei teata midagi, siis seda ei osata ka väljendada ja siis lihtsam ongi nagu ära kaduda või lihtsalt hoida oma distantsi ja see lihtsalt ajab seda suhtevältijat on ju, tähendab seda suhtesõltlast nagu hulluks ja ühesõnaga kokkuvõttes ongi siuke messi ja keeruline suhe, paarisuhe, mis ma arvan, et ei ole see, mida keegi tegelikult paarisuhtes tahab. Ja jah, kui ma mõtlen, mis minu mõtted siin olnud on. Üks minu mõte, mis ma kirja panin. Ausalt öeldes minu jaoks oli üllatav, kui suur osa tervislikust suhtest ehk siis funktsionaalsest suhtest on oma vajaduste väljendamine ja piiride seadmine.
jah, tõesti. Ja siin on mõned väljavõtted, mis ma olen kirja pannud, et inimesed, keda tõmbavad sõltuvussuhted, räägivad tihtipeale armastusest esimesest silmapilgust. Mina arvan, et kui me tunneme armastust esimesest silmapilgust, tuleb olla ettevaatlik, sest see võib tegelikult olla hoopis sõltuvus esimesest silmapilgust. See on siis see autori arvamus. Teine, mis ma kirja panin, on, et me kõik suudame elu mõtet ise otsida ja lõpuks ka leida. Seda ei pea meie eest tegema partner. Ainus mõte, mida partner meile avaldada saab, on tema elu mõte. Meie elu on meie oma, partneri elu on tema oma. Ja see on nii tähtis asi, millega ma pean kindlasti tööd tegema, sest mul on nagu sõltlase sõna on niisugune tunne, et kui mina lähen trenni, siis tema peab minema trenni ja kui mina tahan süüa pitsat, siis tema peab tahtma süüa pitsat ja kui mina tahan reisima minna, siis tema peab minuga reisima tulema ja sihuke samastumine või see sulandumine on see sõna, mis ma mõtlesin, et see sulandumine on hästi suur probleem minu jaoks. Siis üks mõte veel, kui sa armastad iseennast, suudad sa ka enese eest hoolitseda, emotsionaalsele ja hingelisele arengule keskenduda ning võtta iseenda eest vastutus, tõstes seeläbi oma enesehinnangut. Kui üks partner soovib teiselt lähedust või tuge, oskab teine öelda jah või ei nii, et see ei pisendaks küsijat. Kummagi enesehinnang puhkeb terves suhtes, hoolt saades õide. Siis üks mõte, mis ma veel panin, et pole minu asi, milline mu partner on. Minu partneril on õigus olla just selline, nagu ta on. Minu ülesanne on jälgida toimuvat, et saaksin näha, kes mu partner on ja talle küpselt reageerida. Minu ülesanne on enese eest hoolitseda, et saaksin olla oma partneri jaoks turvaline ja oleksin oma suhtes kohal. Minu ülesanne on hoiduda haiget tegemisest, karistamisest, ründamisest, tagasitegemisest, tülitsemisest ja ebaaususest. Ma suhtun oma partnerisse alati soojalt. Ma suhtun kõikidesse inimestesse alati soojalt. Et jah, see jällegi on see mõte, mida ma olen juba mitu korda korrutanud, et see ei ole sinu asi teist inimest muuta. Korra räägiks suhte sõltlase tunnustes ka, et ma täiega soovitan kuulata seda podcasti osa, sest et me seal rääkisime Gerdiga ma arvan, et see oli Gerdiga, ma loodan, et see oli Gerdiga, mitte Lilianiga, sellest, et me lugesime Redditi lugusid ühesõnaga ja seal saime nagu teiste inimeste olukordi analüüsida ja siis vaadata, et kuidas need suhtesõltlase tunnused sealt tekstist nagu välja tulid. Aga suhtesõltlase peamist käitumismustrit iseloomustab 3 tunnust. Number 1. Suhtesõltlane peab isikut, kellest see sõltuvuses on, endast tähtsamaks ning pühendub talle ebaproportsionaalselt palju aega ja tähelepanu. Selline tähelepanu on tihti sundkäitumuslik. Number 2. Suhtesõltlastel on ebarealistlik ootus, et suhte teine pool suhtub temasse tingimusteta hästi. Punkt number 3. Suhtesõltlane jätab enese eest hoolitsemise või enda väärtustamise suhtes hooletusse. Ja see oli nii suur osa minu arust ka nagu minu suhtes ja see ei olnud minu suhtes, vaid see suhtesõltuvus oli nagu siuke suur teema, mida me sõbrannadega arutasime ja lihtsalt, sest see suhtesõltuvuse need mustrid lihtsalt väljendusid nii minus kui mu sõbrannades. Ja just eriti see, muster, et kui me ei ole suhtes, siis me oleme nagu nii iseseisvad, nii hakkama saavad, nii ägedad, nii ettevõtlikud,
tervislikud, sportlikud, tegeleme oma hobidega, meil on lihtsalt tore olla. Ja siis, kui me oleme suhtes, siis nagu meie nagu struktuurid ja meie süsteemid lihtsalt lagunevad ja sellepärast, et kõik see energia, mis me muidu endasse panime, me hakkame seda oma kaaslasesse panema. Ja see ei ole see, et nagu see oleks kuidagi normaalne, et see energia, mida me jagame enda ja kaaslase vahel oleks nagu võrdne. See ongi nagu see, et me jätame lihtsalt enda täiesti tagaplaanile selleks, et lihtsalt olla mingi obsess oma kaaslasest ja et iga minut oleks temaga veedetud ja jällegi, et temal oleks nagu tore ja et me käituksime just selle järgi, mida see teine inimene tahab ja siis nagu sellest tegelikult tekib hästi palju mingiseid emotsioone, mida me maha matame. Kuniks, mul võttis 2 aastat, on ju. Mõne võtab rohkem, mõne võtab vähem. Et sa matad neid emotsioone nii kaua, kuni sa lõpuks lihtsalt murdud ja oled nagu mingi I'm done. Tegelikult ei taha suhtes olla. Et see nagu tuli on nagu täielikult kustunud ja siis see suhe nagu puruneb. Et jah, see oli nagu asi, mida me panim tähele, et kui me oleme suhtes, siis me oleme lihtsalt nagu mingi meie harjumused ei ole enam nii regulaarsed, me ei jõua trenni, meie söömine on lappes, meie unetunnid on lappes, me saame vähem oma sõpradega kokku, me tegeleme vähem oma hobidega ja nagu täiega nõus, et sellepärast ma ei kiirustagi järgmise suhte otsimisega. Mul lihtsalt see viimased pool aastat on juba nii ägedad olnud, et ma olen nagu mingi matkamas käinud ja lugenud raamatuid ja joonistama hakanud ja lihtsalt nii palju asju on teha ja õppida ja nagu kogeda ja näha ja nagu ma tahaks aru saada, kes ma olen ja mis mulle meeldib, enne kui ma uuesti kedagi enda kõrvale tahaks. Vot, aga jah, et ja siis on ju, ma lugesin läbi ka motiveeriva intervjueerimise igapäevaoskused. Aga kuna ma ei ole neid nii palju jõudnud praktiseerida oma elus, siis ma nendesse hetkele süveneks. Et motiveerivat intervjueerimist saate niikuinii kuulata podcasti või lugeda seda raamatut ja igapäevaoskused, uus trükk tegelikult tuleb niikuinii järgmine aasta välja, nii et siis me räägime sellest lähemalt. Ja mis ma lihtsalt nende raamatute nagu kokkuvõtteks tahaksin öelda, on see, et raamatu ühekordsest lugemisest minu jaoks ei piisa. Minu arust neid raamatuid peaks lugema mitu korda, eriti kui sa ei tee märkmeid või kokkuvõtet. Kui sa oled nagu mina, et sa loed raamatu läbi, siis sa teed nagu mingi, sa teed märkmeid ja siis sa nagu päriselt analüüsid läbi oma mõtted selle raamatu osas ja ma ei tea, teed mingiseid järeldusi või et sa nagu sisuliselt töötad nagu selle raamatu läbi, sest ei loe, vaid sa päriselt töötad selle läbi. Siis ma arvan, et kui sa juba omad neid märkmeid, siis sa ei pea seda raamatut nagu nullist lõpuni nagu uuesti lugema, aga võib-olla, et sa saadki vaadata, millega sa rohkem samastusid ja siis kas või nende märkmete abiga või siis nagu kindlat peatükki taas külastades leida just seda, mis sul vaja on. Nii nagu mina võtsin selle üksindusse jäetud raamatu ette, et lugeda just seda emotsioonide peatükki uuesti. Tark oleks läbi teha need harjutused, mis siin on, et mis mulle väga meeldib väikse vankri raamatute puhul on see, et enamus nendest raamatutest
neis on kaasatud mingeid harjutusi või soovitusi, võtteid, kuidas päriselt praktiseerida ja nagu oma elus rakendada seda teooriat, millest siin räägitakse. Et ma soovitangi need harjutused ette võtta ja planeerida näiteks, et ma tegelen ühe harjutusega 1 kuu jooksul. Et jah, see võtab aega, aga eneseareng ongi ju nagu elukestev protsess ja nagu sul ei ole kuskile kiirustada sellega. Et kui sa mingi pinnapealselt ja kiirustades üritad neid harjutusi nagu läbi teha lihtsalt selleks, et nagu, ma ei tea, teha linnukest, siis sa ei ole nagu mingi 3-kordse kiirusega nüüd ravitud. Võtke rahulikult nende harjutustega, aga peaasi lihtsalt, et te nagu tegelete nendega päriselt. Ja viimane mõte, mis mul oligi kirjas on, et ühte teemat peab mitu korda külastama. Minu samamoodi. Seda teooriat on nagu palju, neid raamatuid on palju, seda sisu on palju ja need mõtted ei jää esimese korraga meelde ja ma ei usu, et ma tahaks nagu tuupida seda teooriat niikuinii. Et selle asemel, et ma ei tea, et kinnistada seda teooriat mingi tuupimise teel ongi targem lihtsalt kord aastas või paar korda aastas neid raamatuid taas külastada ja nagu seada endale prioriteedid, millega ma see aasta tegelen ja siis kasutada neid raamatuid kui töövihikuna või lihtsalt niisuguse giidina teraapia kõrvalt. Ja ma arvangi, et need raamatud on nagu lihtsalt nii hea lisa sellele teraapia teekonnale kõrvale. Et ma arvan, et ei piisa lihtsalt, kindlasti ei piisa nagu lihtsalt teraapiast. Et ma lihtsalt käin nagu selles mõttes, et ma lihtsalt lähen istun nagu selle sessiooni ära ja siis tulen koju ja nagu ei muuda midagi, vaid ongi, et sa pead käima seal teraapias ja sa pead selle kõrvalt niikuinii tegema iseseisvat tööd. Selleks, et seda iseseisvat tööd teha nagu struktuuriseeritult ja mõttega, siis need väikse vankriraamatud nagu lihtsalt on head tööriistad. Ja ma ei tea, ma arvan, et ma lihtsalt räägin oma kogemusest, et mu eesmärk ei ole siin müüki teha, vaid ongi lihtsalt, et kuna ma olen ise samas olukorras, kus on paljud samad inimesed, kes väikse vankriraamatuid loevad, siis ma saan lihtsalt kinnitada, et it's worth it ja võtke ette ja lugege ja töötage läbi. Aga jah, ma ei tea, ma ütleks, et see oligi tänane podcast ja see läks kõvasti pikemaks, kui ma arvasin. Ja ma loodan, et te saate sellest midagi ja ma juba kujutan ette, kui ma seda monteerima hakkan, siis ma olen nagu mingi issand jumal, mis see jutt käib lihtsalt seinast seina, aga hei, see on mu aju kahjuks ja ma pean seda podcastindust veel õppima. Aga täiega tahaks teada, kuidas sulle meeldis see siuke ühe mehe show, ühe naise show. Kui ei meeldinud, siis järgmine kord kindlasti võtan kellegi targema endaga kõrvale ja kellega rääkida, süveneda päriselt teemadesse ja avaldan vähem oma arvamust. Aga kui sulle meeldis siuke chillim jäppimissession, siis anna teada, sest et minu arust nagu üks asi, mis ma olen tähele pannud, nagu eestikeelset siukest nagu harivat sisu ei ole väga palju ja nagu eestikeelset sisu üldsegi on nagu üsna vähe YouTube'is ja nii edasi, aga et nagu eriti sisuloojad, kes keskenduvad nagu enesearengule, et neid on nagu eriti vähe. Et ma ei tea, andke teada, kes teie lemmik sisuloojad on ja anna teada, kuidas osa meeldis ja kindlasti oleks huvitav teada, mis teemadest võiks järgmine aasta rääkida. Et mul endal on hetkel mõttes ATH-st rääkida teraapiast veel ja tahaks mingi petmisest rääkida ja veel lastekasvatust rääkida. Mul on neid mõtteid veel, aga need on esimesed 4, mis mulle meelde tulid. Vot.
olgu, ühesõnaga, minul oli väga tore istuda ja jäppida ja kutsuda seda oma tööks. Nii et muud ei olegi, minge väikse vankri e-poodi, vaadake, mis teile seal huvi pakub ja järgmine aasta saate kohe õige energia ja õigete eesmärkidega alustada. Aga olgu, kui sul on küsimusi, tagasisidet või soovitusi, siis saad need meile edastada vormi kaudu, mille lingi sa leiad saate kirjeldusest või kasuta kommentaariumit, on ju. Tänan sind, kuulaja, et sa võtsid aja meiega ühineda ja kohtume taas järgmises episoodis. Tšau!